Tere kõigile! Täna me vaatame pakkumise kliendi kogemust, mis on siis postkasti tulnud, analüüsime seda kasutajakogemuse võtmes. Et esimene selline tähelepanu püüdja, mida me siin näeme, on selline animeeritud bänner, kus on selline vahva tegelane, mis püüab luua sellist positiivset emotsiooni. Siin on seal the deal, mis siis ütleb, et tegu on sellise hea diiliga, millesse võiks siis võib-olla süveneda. Siin on piiratud aeg, et selle eesmärk on siis kasutajat motiveerida tegutsema, et heast pakkumisest mitte ilma jääda. Siis personaalne kõnetamine, nime väljatoomine töötab tavaliselt palju paremini kui mitte personaalne lähenemine. Isegi kui me teame tegelikult, et see pakkumine on mõeldud kõigile, siis nime väljatoomine tavaliselt on selline personaalsuse looja, nii või naa. Siis, kuna me elame sellisel YouTube Shortsi ja TikToki ajastul, siis on oluline tekitada siis teksti sisse sellised motivatsiooni ampse. Nagu siin on roosana näha, diil ja 32 eurot. Et kui see 32 eurot kõnetab, siis tekib kasutajal ka suure motivatsioon seda teksti siis lõpuni lugeda. Et see on oluline, sest et neid uudiskirju tuleb ka teisi ja pakkumisi tuleb ka teisi. Et eesmärk on see, et kasutaja võimalikult ruttu saaks aru, et kas tegu on tema jaoks hea sellise diiliga või mitte. Ja siin on ka sellised sekundaarsed motivatsiooni ampsud nagu poole hinnaga, boonuspunkte topelt, jällegi tekitab huvi ja huvi paneb siis seda pakkumist lõpuni lugema. Millega siis tasub katsetada on see, et see teksti suurus natukene suuremaks teha. Et just kui me räägime sihtgrupist, kus võib olla vanem inimene, kellel silmanägemine ei ole võib-olla nii hea enam, kui on tegu sellise vanema seadmega, kus ei ole see kontrast kõige parem, et siis teksti suurendamine selline 2 piksli võrra kas või võib aidata selle uudiskirja konversioonile kaasa, et inimesed ostavad rohkem reise. Ja mis on hea on siin, et siin on kontrastvärviga välja toodud see osta reisnupp, mis siis selles muus visuaalses rütmis tuleb paremini esile, et et kui mulle kõik sobib, siis see on see nupp, mida tasub siis vajutada. Nüüd mida veel tasuks katsetada on see, et vahel kui on tegu animeeritud bänneriga, siis ta hakkab liiga palju tähelepanu ära võtma sellelt tekstilt. Et näiteks pooltele klientidele saata siis selline pakkumine, kus see bänner on animeeritud ja pooltele saata selline pakkumine, kus see bänner on staatiline ja siis vaadata, kas inimesed vajutavad rohkem osta reisi nuppu või mitte. Et selline AB testimine aitab jõuda tulevikus väga heade selliste pakkumisteni, et mida rohkem me eksperimenteerime, seda rohkem me saame siis neid teadmisi tagasi. Et selline kiire analüüs, aitäh, et seda videot vaatasid ja soovin sulle head päeva.